Tere kõigile, kes on siia tulnud. Mul on hea meel, et te olete meiega siin tänasel Sindi Gümnaasiumi infoõhtul. Ma näen siin mingid tuttavaid nimesid, ehk siis mõned teist juba kindlasti mind teavad, aga kes ei tea, siis mina olen Eva-Marta. Ma olen Sindi Gümnaasiumi ajaloo ja inglise keele õpetaja ja gümnaasiumis annan ka väikluse valikainet. Aga täna oleme siin, et seda üritust modelleerida ja läbi viia ja ise proovin rääkida vähe ja rohkem anda sõna inimestele, kes minust paremini teavad, kuidas Sindi Gümnaasium toimib. Aga eesmärk siis ongi täna, et sina saaksid natuke lähemalt teada, mis võimalused ja valikud sul on, kui sa otsustad tulla Sindi Gümnaasiumisse. Täna räägivad teile direktor Karel, õppealajuhataja Marika, sinu võib-olla tulevane klassijuhataja Veronika ja Kertu ja Ketri, kes käivad Sindi Gümnaasiumis 10. klassis. Kui sul on mingi küsimus selle ürituse jooksul, siis jooksvad küsimused võid kirjutada chati. Kui sa tahaks seda küsida ilma kirjutamata häälega, siis siin all paremas nurgas on selline võimalus, et saab käe tõsta. Sa võid tõsta käe ja siis ma annan sulle sõna, saad küsida. Või siis chati oma küsimus panna. Jah, ilma pikema jututa siis, palun, Karel. Nüüd hakkab minu pikk jutt. Jaa, nüüd hakkab sinu pikk jutt. Aitäh, et sa siia oled võtnud aja ja siia jõudnud. Ma ei tea, kes oled, mis sa teed või mis su huvid on. Kui sa otsustad seda meie gümnaasiumi kasuks või vähemalt otsustad kandideerida siia, siis me saame lähemalt tuttavamaks ka vestluses. Aga ma räägin natukene, mis põhimõtteid meie siin koolis, mille alusel me töötame, et üks peamine põhimõte, mida meie hindame, on see, et me saame pidevalt paremaks, et me ei ole valmis ei inimestena ega koolina ja me tahame, et nii meie õpilased kui õpetajad kui kool kogu aeg oleks pidevalt arengus ja mitte see, et me nüüd oleme valmis. Et me kogu oma elu jooksul me muutume. Ja teine põhimõte on teadmised ja oskused. See on see osa, mida meie koolis saame anda läbi ainetundide ja loomulikult ka vahetunnid, kõik pärastkoolitunde on see osa, mida meie saame anda, on teadmised ja oskused. Üks ülioluline hoiak meil on see, et me tahame, et see, mis meil koolis toimub, on õpilaste poolt, õpilastega koos ja õpilaste jaoks. Et mina siin koolidirektorina ei suuda välja mõelda neid tegevusi, mida noored inimesed tahavad, mida õpilased tahavad. Ja seetõttu hästi palju me anname vabadust õpilastele. Praegu just filmitakse ka, meil on playback tulemas. See on õpilaste enda poolne algatus, õpilased ise praegu filmivad õues neid kaadreid, vaheklippe, kõike suuri, produktsioon on väga tohutu ja seda kõik õpilased ise teevad. Ja ülioluline on see, et see on õpilaste jaoks. Mina vana inimesena ei tea, mida õpilased tahavad. Ja see ongi hästi oluline, et see peab olema õpilasi kõnetav, see, mis me siin teeme ja õpilastele kasulik. Oskused, mida ma tahan, et meie õpilased ja õpetajad ja kõik töötajad endas arendaksid, on need koostöö, loovus, suhtlemine ja kriitiline mõtlemine. Need on need oskused, ükskõik mis tegevusi sa tulevikus teed, need on need 4 oskust, kui sul on need omandatud, sa taevas ka ei ole piiriks. Koostööoskus, kuidas sa teed oma klassikaaslasega koostööd, õpetajaga koostööd, oma perega koostööd, töökaaslastega. See on see, kuidas sa saad palju kaugemale, et üksinda sa jõuad kiiresti, meeskonnaga jõuad kaugele. Loovus. Me oleme tänase tehnoloogia arengu juures, tehnoloogia, kui sa oled hästi
kui sa teed tööd, millega tehnoloogia saab asendada, no näiteks täna, ajab rääkida oma teed, aga see, kui sa teed mingit tegevust, millega arvuti saab sind asendada, siis väljavaated tööelule on piiratud, aga täna arvutid veel loovust ei suuda, nad ei ole loovad, et see, kes selle programmi sinna sisse paneb, et täna me saame ka ehitajate osas, mul on nagu väga suured, kui sa täna oled ehitaja, siis nagu tunne ennast ohustatuna, täna prinditakse 3D printeritega maju, et kuidas see toimub 5 aasta pärast, ei oska öelda, aga keegi peab olema see inimene, kes selle disainib, programmeerib selle arvuti sinna, et see on täna oluline teema, et see 5 aasta jooksul ära ei kao. Suhtlemisoskus, jälle ülioluline teema, kuidas me üksteisega suhtleme, kuidas me oma mõtteid selgitame teistele inimestele. Seda oskust, jälle kui see oskus on olemas, jõuab kuhu iganes. Ja kriitiline mõtlemine, info ülioluline teema, kriitiline mõtlemine, info üleküllus täna on meeletu ja see, kuidas ja millist infot kasutada, selle oskuse, kuidas olla see sõel, et see, mis sinu jaoks on oluline või mis maailmas on päriselt õige või vale, seda infot on hästi palju ja kuidas selle orienteeruda, ülioluline oskus. Individuaalne lähenemine. Me ei võta, kuna meil on väikene gümnaasiumi osas on meil täna 56 õpilast, võib-olla ma eksin, õpilane parandab, aga sinna suunas. Kogu gümnaasiumis on 370, aga gümnaasiumi osas on, ütleme, 56. Et seetõttu, kuna see osa gümnaasium on meil väikene, me saame keskenduda just oma õpilaste arengule, et siin kas see on hea või halb, aga koridoris, kui sa ringi käid, siis õpetajad ikkagi teavad su nime, teavad, kus kohas oled sa oma õppimisega, mis sul puudu on, mis sul on hästi, mis su huvid on, et see osa on meil kaetud. Kuidas tundub, kas see on õige või vale, seda saab igaüks ise otsustada, aga mina näen seda võimalusena, et me saame täpselt sinule siis nagu rätsepa ülikonna teha selle, mis haridus sul vaja on ja seda osa veel saab õppelataja ka veel rääkida, kuidas meil valikulused on üles ehitatud. Ja kõik need asjad kokku on see, mida mina tahan, et siin oleks, on maailma jaoks parim kool. Ma ei ütle, et see on maailma parim kool, aga see on see, mida mina näen, et meie maailma jaoks on see parim kool, mida me siin teeme. Ja kui sa jälgisid, siis esimene punkt on see, et see on pidevalt paremaks. Et see, kui me täna ütleme, et me oleme mingis kohas, siis me ei ole veel kohal, vaid me liigume teatud suunas ja täna me oleme siin. Et see on see, mismoodi ma näen seda Sindi gümnaasiumit ja see on see, mida meie saame teile pakkuda siin. Aga ma lasen moderaatoril nüüd öelda, mis järgmiseks toimub, ma ei tea täpselt. Ja maailma jaoks parim kool on tõesti väga ilus mõttega minu arust. Aga järgmisena räägib sulle sinu tulevane klassijuhataja, sinu potentsiaalne tulevane klassijuhataja Veronika. Kuidas sa saad üldse astuda Sindi gümnaasiumisse, kuidas see protsess välja näeb? Jaa, ma meeldaks teile nüüd seda ajakava ka, et teil oleks silma ees näha, et mis sammud See on meie kooli tehniline tugi Asko, kes manamette õiget sõnid. just. Tema on see loovuse osa siis. Ja see on parim näide sellest, et ei ole perfektne kool. Arvutid aga õpivõimeline. Ühesõnaga, tegelikult ei ole väga keeruline, kuigi see võib tunduda selline kuidagi väga pikk teekond. Aga praegu siis saab esitada meie kodulehe kaudu taotlusi, et saate anda teada, siis et te soovite tulla meie kooli.
ja saate registreerida siis vestlusele ja tuleb saata meile ka hindade leht, kus on peal siis 2 esimese trimestri hinded ja võiksid olla näha ka jooksvad hinded. Et mitte siis ainult need hinded, mis teil on tunnistusel, vaid jooksvad hinded ka. Siis seda saab teha kuni 4. aprillini. Ja pärast seda te saate siis kirja, kus saate kokku leppida siis ütleme meili teel vestluse ajad, et millal te tulete meile vestlusele ja vestlused toimuvad siis 2 osas, et on grupivestlus ja individuaalvestlus ja vähemalt hetkel me oleme nagu seda meelt, et me proovime need sättida niimoodi, et ei pea nagu 2 korda tulema siia, vaid need on siis samal päeval, et kõigepealt on grupivestlus ära ja siis tuleb individuaalvestlus kohe järgi. Ja need vestlused on planeeritud siis aprillikuu vaheajaks. Niimoodi, et me loodame nendega ühele poole saada siis 4 päeva jooksul vaheajal ja reedel siis me annaks teada oma otsusest, et kuidas meie arvates teil siis vestlustel läks. Ja ootame teiepoolset vastust siis 9. maiks. Et kas te olete meiega sama meelt või mitte ja pärast seda on juba lihtne. Siis on vaja ainult põhikooli lõputunnistust, mis tuleb 1. juuliks siia toimetada koos siis avalduse ja tervisetõendi ja kõige muu sellisega. Et väga pikk teekond ei ole. Ja kui midagi läheb meeles, siis saab alati üle küsida. Just. Ja kui siin üks päev oli see probleem, et keegi oli pool koolivaheajaga kuskil välismaal ära, et siis võib kirjutada, et kui te saate selle vestluse aja pakkumisega, et näiteks sa oled alles näiteks 4 päeval olemas, et sa ei saa enne tulla, et siis me teame sellega arvestada. Kas see info on meie kodulehel ka? Jaa, on olemas. Siis sindigümnaasium.ee või guugelda Sindi gümnaasium, sealt kodulehelt leiab ka selle sama info. Aga Veronika, sinu poolt on kõik? Minu poolt on kõik, jah. Siis järgmisena räägib õppealajuhataja Marika gümnaasiumiõppe korraldusest ja kuidas meil käib valikainete protsess, sest meil on siin väga huvitav valikainete valikoolis. Tere õhtust! Nagu direktor juba ütles, siis meie gümnaasiumis on hetkel tõepoolest 56 õpilast ja on siis igas klassis 1 paralleel. Nii et parajalt selline mõnus väike kool, kus jätkub siis tähelepanu kõigile õpilastele. Kokku siis gümnaasiumi vältel on vaja läbida 96 kohustuslikku kursust. Kõigepealt tuleb siis teha valik kas laia või kitsa matemaatika puhul. Lai matemaatika on siis matemaatika selline süvendatum õppe ja laia matemaatika kursuse puhul tuleb siis läbida 14 kursust gümnaasiumi vältel ja kitsa matemaatika valiku puhul siis 8 kursust. Et siin eelkõige tuleks läbi mõelda, et mis need tulevikuplaanid teil on, et osadel erialadel, kui te tahate edasi õppima minna, siis on kindlasti lai matemaatika see, mida teil vaja on. Ja alati, kui valite laia matemaatika, siis see ei ole tingimuseks, et te peate näiteks gümnaasiumi lõpus sooritama kindlasti laia matemaatika eksami. Et seal on ikkagi veel valikuvõimalus teil olemas. Siis siin on nüüd klasside kaupa toodud välja meie valikainete valikute arvud, et lisaks siis põhikursustele on 10. klassis vaja vastavalt sellele, kas te valisite siis laia või kitsa matemaatikas. Esimene number tähistab siis valikkursuste arvu laia matemaatika puhul. 10. klassis on see 6 kursust ja teine number on siis 8 kursust kitsa matemaatika puhul. See tulebki sellest, et kitsa puhul lihtsalt läbite vähem kursusi ja valikained tuleb selle võrra rohkem juurde. Täpselt sama arvud peavad paika ka 11. klassis ja 12. klassis on meil nii, et neid põhiainete kursus on pisut vähem ja seetõttu on need valikainete kursuste numbrid suuremad, nii et laia matemaatika puhul siis 8 kursust ja kitsa matemaatika puhul 10 kursust. Valikainete pakett on meil hästi rikkalik, seda oli ka sellest tutvustavast videost juba näha ja see on pidevalt täiendamisel. Et hetkel oli meil valida sel aastal juba üle 20 valikaine hulgast
Valikained on meil gümnaasiumi ülesed, see tähendab, et valida saavad õpilased nii 10., 11. kui 12. klassist ja nende põhjal siis moodustatakse ühised grupid. Et siin on toodud nüüd mõned valikainete nimetused välja nagu soome keel, psühholoogia, karjääriõpetus, C1 Advanced Examination, et meil on võimalus siis võtta ka kursus, et sooritada ära rahvusvaheline keeleeksam, siis rahatarkus, disain, jõusaal. B-kategooria autojuhi kursus on põhiliselt meil teooriakursus, see tähendab, et koolis on võimalik kogu B-kategooria autojuhi lubade jaoks vajalikud teoreetilised teadmised omandada. Seal tuleks siis omalt poolt hiljem teha juurde lihtsalt sõidueksam, aga kogu see teooria pool on võimalik koolis läbida valikaine raames. Siis on võimalik tegeleda keraamikaga, väitlemisega, nagu Eva-Marta siin juba ütles. Siis looduses õppedele on loodus ja tavad, avalikult hirmuta, saate oma esinemisoskust treenida. Siis on olemas meil ka need, keda huvitab päästeõppe, e-kutseõppe ja politsei e-kutseõppe. Siis maailma probleemidele huvitavatele noortele on siis globaliseeruv maailm ja üks põnev asi, mis on täiesti uus ja järgmisel aastal esimest korda, see on korea keel ja kultuur. Siis lauluhuvilistel on kindlasti võimalik laulmist valida ja meil on olemas ka e-kursused. E-kursustena on siis mitu erinevat filosoofia kursust, praktiline filosoofia, sissejuhatus filosoofiasse ja oleme teinud väga tihedat koostööd ka kõrgkoolidega, Tallinna Tehnikaülikooliga. Hetkel nad pakuvad e-kursusena sissejuhatus programmeerimisse, mida on võimalik juba sügisel kõigil valida, aga kindlasti see nimekiri läheb täiendamisele. Lisaks sellega teeme me Pärnu maakonna piires siis koostööd Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga. Kolledž pakub siis ka terve hulk valikaineid välja, mida on võimalik siis ka gümnaasiumi vältel läbida. Ja see nimekiri, nagu ma ütlesin, ei ole praegu päris lõplik. Lõpliku nimekirja te leiate meie kodulehelt maikuus, nii et kui te olete juba oma otsused teinud, siis te kindlasti saate juba ka selle nimekirja sealt vaadata, mis teile sobib. Nii et meil on väga hea meel, et meil on selline rikkalik valikainete pakett ja ma arvan, et sealt peaks küll iga noor endale sobiva valikaine leidma. Ja juba sel õppeaastal ka on väga palju huvitavaid inimesi meil väljaspool maja õpetamas, et ka sel aastal juba õpetavad meil kaks õppejõudu siis Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist. Mina ka omalt poolt tänan teid kuulamast. No vau, siuke tunne, et võiks kas või ise minna gümnaasiumisse tagasi. Nii palju põnevaid asju saab õppida. Aga nüüd mulle tundub, et taskuvitab teile ühte videot, mis tutvustab teile natuke meie kooli maja. Selline on siis meie koolimaja, aga meie siin direktori ja õppejuhataja võime ju kõik ilusa jutu kokku rääkida, aga oluline on ju see, kuidas õpilased ise ennast tunnevad. Nii kui natuke tahapoole, siin oleks täna ka. Räägime siis korraks meie kooli õpilastega. Kelleks on? Ma olen Ketrin siis, ma olen Kertu. Ketrin ja Kertuga. Kes mõlemad käivad Sindi gümnaasiumi 10. klassis, jah?
Ketri, millest tuli selline otsus valida üldse Sindi gümnaasium ja kas sa oled rahul oma otsusega? No kuna ma olen juba 9 aastat käinud Sindi gümnaasiumis, siis kindlasti oli mulle tuttav juba kooli perekond ja sa tead, et sa ei ole siin lihtsalt üks õpilane mitme seast, vaid sa tähendad kuidagi. Õpetajad teavad siin, nad hoolivad sinu tulevikust ja meil tulid väga huvitavad valikained juurde, mis on siin nii palju juurde gümnaasiumile. See annab sulle tulevikus nii palju juurde ja siiamaani on väga rahul oma valikuga. Tore kuulda. Kertu, kuidas sulle meeldivad meie valikaine võimalused ja mis valikained sa ise läbinud oled? Siiamaani on väga meeldinud neid, mida ma valinud olen ja neid nimetama hakata on natuke pikk, sest neid on päris palju, aga üks minu lemmikumaid on rahatarkus, sest seal sa saad erinevaid nippe, kuidas näiteks kooli kõrvalt raha teenida või kuhu oleks kõige parem investeerida. Ja no üleüldse kõik on rahaga seotud. Ja üks asi kindlasti, mida ma järgmine aasta tahan proovida, on autokool, sest kui kool maksab teooriatunnid kinni, siis tuleb ära proovida. Kas teil on ka mingid soovitusi 9. klassi õpilastele, kes mõtlevad, et nad tahaksid tulla Sindi gümnaasiumisse? No kindlasti, kui tulete, siis julge küsida abi, kuna meil on kooliperend alati valmis aitama. Kui sul on mingi mure, siis kool aitab, sa saad enda sõna siin ka öelda, et muuta kooli paremaks. Ja minu poolt on siis see, et isegi kui sul on mingi väike langus, kus sa arvad, et sa ei jõua enam mitte midagi teha, siis ei tasu pead orgu lasta ja ikka edasi püüelda. Aitäh, Ketri ja Kertu. Meie poolt siis vist ongi ju enam-vähem kõik, kui keegi ei soovi enam midagi öelda. Praegu küsimust ma chatis ei näe, aga kui kellelgi on veel küsimusi, siis esitage neid julgelt. Võite lihtsalt mikrofoni lahti teha, kui tahate, aga võite ka chati kirjutada. Kui sul jääb veel mingeid küsimusi õhku, näiteks õhtul mõtled veel kõik läbi ja midagi jäi küsimata, siis sa saad kirjutada näiteks meili Veronikale ja tema saab su küsimustele vastata. Kodulehelt saad sa Veronika meili või kui tahad direktori kirjutada, siis tema meili. Kodulehel on kõik info olemas. Nii. Aga tundub, et kui kellelgi küsimusi või mingid kommentaare pole. Küll nii hästi rääkisin, et kõik oli nii selgeks, et keegi ei taha midagi küsida. See on väga hea. Aga ma küsin Seeva varem, et miks sa oled siin meil valikursist üldse õpetaja? Mina tulin just sellepärast Sindi kooli, et mulle meeldis selle kooli moto, see, et see on selline väike kool ja keskendub individuaalselt õpilastele. Plus mulle väga meeldis see, et kui ma tulin siia, siis julgeti öelda, et see kool ei ole valmis ja et see on alati arenguprotsessis, sest et kooli kõige olulisem osa ongi ju areng, et õpilased arenevad, õpetajad kogu aeg arenevad. Et mulle meeldis kool, mis julgeb tunnistada, et me oleme arengufaasis ja see on hea ja et see on põnev protsess, mida koos teha. Aitäh mind vastu võtmast. Okei, aga äkki siis lõpetame siinkohal ja loodame teid kõiki näha juba järgmine aasta Sindi gümnaasiumis. Järgmine aasta kõigepealt minge nüüd kähku tehke need taotlused ära, et saaks vestlusele tulla. Mõtlesin, et neist tahaks juba homme tundidest ülearusid sisse. Homme sa ei näe neist ühtegi tundidest, nad on minuga. Aga see jääb natukeseks, veel 5 minutit saab siin lahti olla, kui teil tekib küsimus, siis võib julgelt kirjutada või siis teha. Ametlik osa on läbi. Aitäh teile. Aitäh.